Tere, te vaatate Keller Recordsi podcasti ja nagu te näete, täna me oleme uues stuudios, mis on niimoodi pooleldi valmis ja täna on meil külas Anni. Tere, kus sa tuled, millega sa tegeled? Ma olen sündinud Vigalas, aga hetkel elan Tallinnas ja terve elu ma olen teinud muusikat. Küll hobi korras, aga see on minu jaoks olnud väga oluline. Meil on üks ühine tuttav, kelle läbi see podcast nagu tekkis, Toomas Siimsalu. Sa tegid Facebooki postituse, et sa soovid nüüd hakata muusikat salvestama, muusikat lindistama. Kuidas niisugune muutus tekkis sul, sest nüüd on nagu see moment, et sa tahad hakata salvestama ja lugusid välja panema? Eks see on olnud mul varem ka, et ma tegelikult ju tahaks seda teha, aga on olnud pigem enesekindluse küsimus. Kogu aeg on olnud see tunne, et ma veel ei ole valmis. Ma veel ootan, et küll see õige hetk tuleb, aga kui sa jõuad teatud vanusesse, siis saad aru, et tegelikult see õige hetk ei tulegi, kui sa lihtsalt ei hakka tegema. Ja, ma olen sinuga nagu täitsa nõus, et tegelikult asi ongi selles, et sa lihtsalt pead kuskilt alustama, või et sa lihtsalt peadki tegema. Kui sa mainid, et see ei sul nagu enesekindluse taha, siis nagu miks, et mis sa nagu täpselt tundsid, et on võib-olla valesti, võib-olla nagu jutumärkides piisav? No, ilmselt ikkagi see tunne, et sa pead olema juba keegi, et sa pead olema valmis, professionaal. Aga tegelikult sa võid ju teha täpselt seda, mida sa teed ja täpselt nii hästi, nagu sa teed. Et pigem see standardid iseendale olid väga kõrged. Aga nüüd ma saan aru, et see, mida ma juba teen, et see, mis mul juba olemas on kellegi jaoks nii suur väärtus ja kellegile see juba pakub nagu tohutut elamust. Eks ta ongi niimoodi, et me ju kõik võitleme selle imposter syndroomiga, et me ju see standardite loomine ongi nagu nii näljakas asi, et tegelikult ju see, kuhu nüüd inimesed ja kuidas nad jõuavad, on tänu sellele digitaalajastule nii palju muutunud, et vanasti olid ju, et sa otsisid manageri, sa otsisid labeli, siis sa panid lood välja, aga nüüd sa panid juba asju SoundCloudi või panid Instagrami või panid TikToki asjad juba nagu liiguvad. Et nagu standardid ja asjad muutuvad nii palju. Aga millest sul käis nagu see see klõps läbi, et sul on võib-olla see imposter syndroom, kui nii võib öelda? No tegelikult see kõik tuli välja just siis, kui ma asusin õppima polüteraapiat. Ehk siis ma pidin ise endale otsa vaatama. Ja siis ma sain aru tegelikult, mis mind tagasi hoiab, et ma ise olen enda kõige suurem takistus. Ja see, mida ma praegu teen, need sammud, see, et ma tulengi välja video üleskutsega, mis on tegelikult väga suur eneseületus. Aga ma teen seda enda jaoks. Ja see on mulle kinnitus, et tegelikult ma saan hakkama. Ja see tulebki täpselt nii, nagu tuleb ja ma lähen ajas paremaks. Ja selle kõige tagamõte on eelkõige ise endale näidata, et ma olen suuteline, aga ka näidata teistele, kellel on samamoodi unistused ja nad ei julge astuda seda esimest sammu. Esimene samm ongi kõige raskem ja nagu endaga tulebki selles mõttes hell olla, et see progress ju toimub nagu samm-sammult ja natukene ja et see tase muutub nagu nii palju, et kui sa vaatad nagu ma ei tea, Post Malone'i näiteks, et kunagi ta tegi seda White Iverson ja nüüd teeb Countryt, et venna hääl on ju tegelikult tohutu ja on alati olnud, aga nagu see areng ja produktsioon, mis on nagu muutunud, et see on väga muljet avaldav. Just, aga millegipärast me teeme ennast nii pisikeseks. Et me arvame, et me ei saa sinna, kuhu me tegelikult unistame. Aga see ongi ainult ju see, et sinu enda peal hakkama. Mitte midagi muud tegelikult. Et halvasti võib ka minna, aga kui sa ei proovi, siis sa ei tee kunagi. Sa mainisid polüteraapiat, mis see täpselt endast kujutab? See on teraapia vorm, mis on selguse ja teadlikkuse
loomiseks, et inimene saaks endast rohkem teadlikuks, et me saaks aru, mida me mõtleme, mida me tunneme, aga ta erineb teistest teraapiatest just selle poolest, et seal on praktilised harjutused, mida sa saad teha igapäevaselt enda toetamiseks. Okay. See on just nagu, et sa hakkad ennast teadvustama ja kui me hakkame teadvustama seda, mis meid tegelikult juhib, need kõik automatismid, need mõttemustrid, need uskumused, mis me endale räägime, aga need on nii alateadlikud, lihtsalt juhivad meid, nii et me ei pane ise tähelegi. Aga need harjutused, need aitavad nagu tuua selle välja ja siis sa saad hakata seda muutma. Okei, kas sa saad mingi harjutuse näiteks tuua? See oleneb loomulikult teemast. Yeah. Kõige esimene, kõige lihtsam harjutus, mida võiks teha iga inimene, on tegelikult lihtsalt kirja panna oma mõtted, oma tunded. Just, et sa pead päevikut, sest siis hakkad aru saama, et mida ma iga päev endale sisestan. Mis ma endale räägin enda kohta, teiste inimeste kohta, maailma kohta. Ja siis hakkad vaatama sealt, mis on see, mis tegelikult toetab sind ja mis on see, mis ei toeta. Ja võt see osa, mis ei toeta, sellega ongi vaja tööd teha. Aga üldjuhul on see tulnud juba kuskilt lapsepõlvest. Ja siis polüteraapiast terapeut tegelikult aitab lahti seletada, kuidas inimesel psüühika üldse kujuneb. Et kust tuleb mina pilt ja kust laps saab turvatunde. Okei, see on väga põnev. Kaua sa õppisid seda? 2 aastat. 2 aastat. Just. Ja see ongi siuke 2-aastane kursus? Jah. Okei. Kas sa plaanid nüüd sellega nagu mingit tööd teha või kas sa teed tööd sellega? Ma tegelikult vaikselt teen ja praegult on praktika. Siis kursus ise on siis nagu 2-aastane. Saad võtta nagu esimese aastme ja siis teise aastme. Ja edasi saab taotleda ka kutset. Ja praegult 19. mai on viimane päev mul, et siis saan kooliga ühele poole. Teen praktikaid ja ilmselt järgmise aasta alguses saab kutse ka taotleda. Nii et kõik, kes tahavad tulla teraapiasse, võivad pöörduda minu poole. Kuidas sa polüteraapiani jõudsid? Ja oota, ja teine küsimus ka, ega sul külm elama võin akna kinni panna? Ei ole külm. Okei, see on hästi. Polüteraapia tuli minu ellu läbi Facebooki täiesti juhuslikult. Ma olin jõudnud sellisesse kohta, kus mul oli selja taga lahkuminek ja ma olingi väga raskes kohas iseendaga. Ja sel hetkel oli muusika see, mis mind toetas. Ma sain läbi muusika välja elada. Need tunded, mis mu sees olid, kõik see segadus, mis oli minu sees. Ja siis ma tundsin, et võiks olla ju veel midagi, mis aitab mul aru saada, et mis tegelikult mu sees toimub. Ma sain aru, et mina ise olen enda kõige suurem tugi. Ja see suhte katkemine andiski mulle tegelikult selle kinnituse, et isegi siis, kui sa ei tea, mis edasi või kuhu edasi, siis ise sa saad hakkama ikkagi. Ükskõik, mis ka ei tuleks. Just see nagu usk ise endasse tuli tagasi. Jah, ma olen sinuga nõus, sest ega me iseseisvust õpimegi läbi kaotuste nii-öelda mingil määral. Just. Et nüüd kindlasti kurb on küll see, et nagu need suhted nagu lähevad, aga seal on ka nii palju positiivset, mis sellega kaasa tuleb. Et võib-olla 2 inimest polegi nagu üksteise jaoks loodud ja võib-olla ongi nagu mingid õppetunnid vaja kätte saada. Just, et kuidas ma seda vastu võtan ja kuidas ma edasi lähen. Jah, täpselt. Et eks me mingil määral kaome kõik natukene suhetesse, aga see nagu võib-olla see jääv suhe tulebki siis, kui sa oskad nagu ennast esikohale panna ja nagu sa oskad teise inimesega koostööd ka teha, vaata, et 2 asja peavad nagu mänguga nagu käsikäes käima. Just. Ja mõlemad inimesed peavad mõistma seda, et muidu on natukene jama. Ja ma hüppaks natukene muusika peale tagasi, et see podcast on siis salvestatud veel siis, kui sa pole oma lugu reliisinud, aga me avaldame podcasti siis, kui see on väljas. Et mulle meeldib 4. seina lõhkuda, et inimesed teavad, mis toimub.
aga ma tahaksin küsida su esimese loo kohta nii palju, et mida ma sealt nagu oodata võin nagu instrumentaali suhtes, et nagu ma aru saan, et me rääkisime natukene kaadrite taga, et see vist tuleb klaver ja vokaal. Ja. Ja mis temaatikaid sa seal läbi võtad? Ütleme nii, et loo pealkiri on Valgus varjudes ja see ongi just see, kuidas me ise ennast otsime tihtipeale väljaspoolt, aga tegelikult kõik algab seestpoolt. Ja see valgus varjudes, see ütlebki juba ise ära, et me ise olemegi see valgus seal varjudes, et me ise olemegi enda kõige suurem sõber ja kõige suurem toetaja ja eeskuju ja me ise peame endale uhked olema. Et laul räägibki sellest, et mina ise olen looja, oma elu looja. Ja see lugu on siis nagu täiesti sinu kirjutatud? Lugu on täiesti minu kirjutatud. Klaverisaade on ka tegelikult minu just ka välja mõeldud. Natukene klaverisaate seda on nagu settinud, aga jah, kõik algusest lõpuni on minu. Okei. Ja siis sa laulad, sa mängid klaverit ja kitarriga. Ja. Kas on veel midagi? No tegelikult ma olen väiksest peale igasuguseid pille mänginud ja kõik ma olen õppinud kuulmise järgi. Ma alustasin akordionist, ma olin üsna väike, ma vist koolis veel ei käinudki, et onu kinkis mulle akordioni ja lootis, et äkki mina hakkan mängima, sest tema lapsed ei hakanud mängima. Ja mul hakkasid lood tulema ja siis nad said aru, et järelikult mul on musikaalsust. Kooli minnes tuli kannel, siis tuli natuke suurem kannel, siis tuli juba flüüt ja siis tuli kitarr ja igasugused rahvapillid. Ma ise hakkasin õppima klaverit omal käel, aga just selleks, et kui ma oma laule laulan või kirjutan, et siis mul on see nagu toetus ka olemas, et ma saan nagu ennast saata, et tihtipeale see jääbki inimestel võib-olla selja taha, et laule kirjutan, aga pole kedagi, kes nagu aitaks instrumentaaliga. Aga minul käivad need vägagi käsi käes, et kui ma loon ka oma laule, siis ikkagi koos pilliga, et ma istun kas klaveri taga või kitarriga ja siis hakkab see nagu sümbioos seal tööle. Ja mul on koheselt nagu väga palju mõtteid, et ma teen väga palju nagu arvuti taga muusikat nagu ise. Aga ma tunnen jällegi, et kui sa nagu füüsiliselt nagu teed midagi, et see ei ole nagu klaviatuur ja hiir päris, et sa suudad kuidagi natukene isegi midi aitab, aga nagu ma tunnen, et just nagu see füüsiline aspekt või nagu muusikat nagu füüsiliselt tunda annab nagu palju kaasa. Et nagu klaverimäng, kitarrimäng, et see kõik nagu, ma nagu mõnes mõttes ma nagu ei oskagi ette kujutada ilma selleta, aga nagu arvuti on kuidagi nagu jällegi vahemeedium, mida nagu vahelüli, et sul on nagu mingi plokk on ees, aga sa lähed sellest läbi kuidagi, et mul on endal vähemalt siuke tunne. Ja ma olen nõus tegelikult sinuga. Et see on väga huvitav. Ja mul on üks tsitaat kuskilt nagu meeles, et üks muusik, kes oli kitarrist, ma ei tule nimi meelde praegu, kes, aga ta ütles kitarri kohta, et see on väga lollakas pill, et on väga valus, ta on nagu sa manuaalselt oleksid nagu klaveri sees ja vajutaksid ise kuskilt nagu noota. Ma ei tea, millegi pärast on see mulle nagu nii meelde jäänud, aga klaver on iseenesest nagu mu lemmik nagu selles mõttes, et teda on lihtne manipuleerida, temaga lihtsam on minu arust klaveriga laulda kui kitarriga. Ma ei tea, miks, võib-olla see on minu endasi. Ma usun, et see on individuaalne. See on, mis pill rohkem sinu on. Et näiteks mina olen rohkem keelpillide usku. Aga ma mängin klaverit ka. Aga just see olenebki, mis pilliga sul see kontakt või sünergia tekib. Sest minu arvates on koos pilliga või selle pilli taustaga palju lihtsam luua seda ruumi, kus sa hakkad looma midagi endale. Et see on nagu see, mis hakkab kandma ja sinna peale siis sünnibki see muusika või need sõnad.
jah, instrumendi võlu ongi see, et see on nagu instant, kõik asjad toimuvad koheselt. Just. Kui sa nagu hakkasid nagu noorena laulma ja pilli mängima, kas sul on siuke asi nagu perfect pitch? Ehk siis, et sa nagu, et sa võid täpselt öelda, et see on C-noot, see on D-noot, E-flat. Ma võin öelda küll, et mul on see olemas, aga minu jaoks see ei ole nagu oluline. Ma kuulen tõesti, ma kuulen ka arvutimüras võib-olla seda mingit kindlat nooti või ventilaator, kui kuskil kumiseb, et siis seal on see noot olemas. Aga ma ei pööra sellele tähelepanu, sest see ei ole nagu oluline. Aga ma tean inimesi, keda see lausa häirib, kellel on ikkagi see nagu nii intensiivne, et ta kuulebki kohe selle noodi ära, et noot, see on see. Et siis ma häälestan pille tihtipeale kuulmise järgi ikkagi. Okay. Et see on treenitav. Jah, ma olen nõus. Ma üritasin väga pikalt nagu endale treenida seda, aga ma nagu saan helistikudest ja kõigest muudest asjadest aru, aga C, D, E, nagu neid ma ei suuda väga hästi täppi panna. Et see on nagu, see perfect pitch peaks olema siuke asi, mis tuleb ainult nagu sel juhul, kui sa nagu lapsena nagu alustad, et sa suudad nagu nii detailselt nagu selle ära kuulma. Jaa, sest minul on kuulmismälu. Näiteks, kui ma õpin mingit laulu ja ma seda hästi palju laulan läbi, siis näiteks, kui ma ei laula aasta 2, siis ma millegipärast hakkan laulma ikkagi sealt sellest õigest helistikust, sest see on mul nagu nii kõrva sees või kuidagi siin hääles olemas, et see on nagu lihase treenimine ka, aga kellel lihtsamini, kellel tuleb see natukene raskemalt? Väga raskelt tuleb. Mul on see, et kui ma enda häält olen kuulanud, siis vahepeal on see, et ma olen 2 nooti kõrgemal, kui ma eelmine kord olin. Ja siis nagu see akord nagu vahetab, et siis ma olen nagu, kuidas ma teen seda või nagu, miks ma teen seda. See on väga-väga tüütasi minu jaoks vähemalt. Aga eks siin ka pole muud kui harjutada ja nagu meelde, et kas sa mäletad esimest lugu, mis sa ise kirjutasid? Kõige esimest. Kõige esimest. Ma arvan, et ma mäletan. See võis olla äkki siis, kui ma olin 12 või 13. Selline tiineka aeg hakkas pihta, siis jaa. Ma kirjutasin suhteliselt kurva loo, ikkagi üksindusest, armastusest. Sõnu mäletad? Ei mäleta kahjuks, ma praegu küll proovin seda leida siit enda seest, aga mul ei tule praegu meelde. Okei, kas sa mängisid oma lugusid teistele ka? Või sa hoidsid seda endas? Ei, selle ajal ma hoidsin kõik endale. Okei. See oli kuidagi nii isiklik ja samas, ma tegin seda sellepärast, et ma saaks välja elada seda. Okei. Kas sa mäletad esimest korda, kus sa mängisid enda lugu kellegele? Kus see olla võis? No ma mäletan seda, et kui ma ülikoolis käisin ja pidingi koolitöö raames looma, et siis jah, see sai esitatud nagu kõigi ees. Aga ma seda päris esimest korda nagu ei mäleta täpselt, millal see oli. Jään vastuse võlgu. Mis tundeid esinemine sinust tekitab? Kas sa oled nagu siuke, et tõmbab pisut närvi sisse või see on nagu hästi loomulik sinu jaoks? Või? Ei, loomulikult närv on ikka. Aga see, kui sa näed, kuidas see inimestele mõjub, et see jõuab kohale, et olgu seal siis see naeratus või pisarad või vaikus, mis peale laulu on, see kandev vaikus, sa saad aru, et see jõuab inimestele niimoodi kohale, et nendel ongi see aeg veel toibumiseks on ju, et see tagasiside on see, mis nagu võlub, aga närv on sees ikka, see väike kõdi peab olema sees, aga ta ei ole enam selline, mis mind halvaks.
et kunagi, kui ma hakkasin laulma, siis see oli pigem kannatus. Aga nüüd ta on rohkem ikkagi nauding minu jaoks. Okay. Ja nüüd, kui su single tuleb välja, kas sul on juba, see läheb nagu Spotify'sse või YouTube'i, kas tuleb muusikavideo, live versioonid? Ma arvan, et alustuseks on Spotify ja YouTube lihtsalt pildiga, aga miks mitte, ma ei välista seda, et võib tulla ka video, kui ma leian õiged inimesed, kes tulevad ja aitavad mul seda luua. Et jah, miks mitte. Ja kas sul on juba idee olemas, mis see visuaal võiks olla? Tegelikult midagi on. On? Jaa. Okay. Ei taha öelda? Praegult veel mitte. Okay, las see jääb üllatuseks. Okay. Kes on nagu, kui sa muusikat lood, kas nagu peamine inspiratsioon on siiski nagu sinust endast ehk sinu elust, sinu enda tunnetustest või sul on ka niimoodi, et sa võtad ka inspiratsiooni nagu teistelt artistidelt, keda sa tead? Inspiratsioon tuleb väga palju justki minu elust, minu läbielamistest, nagu nendest minu avastustest või kus ma olen jälle jõudnud mingisuguse ahaani, et vaat niimoodi hoopis käib, et jah, enda seest, enda läbielamised, aga mind inspireerivad ka inimesed. Mitte muusikud, vaid lihtsalt inimesed, kes on väga ehedad ja teevad armastusega midagi. Siis see pühendumus ja see sära, mis nende inimeste silmis on, et see nagu inspireerib väga. Ja, Okay. ja viimane lugu oligi, ma käisin eelmine suvi, oli see üle-eelmine, vist oli juba 2 aastat tagasi, käisin purjetamas siin Tallinna lahe peal ja see kapten, kes seal oli lihtsalt nii mereusku ja see, kuidas ta rääkis sellest, kus ta tunneb seda vabadust seal mere peal ja kui suur nagu aupahtlikkus on tal seal selle mere vastu, et ta väga austab merd. Et see niimoodi kõnetas, et ma kirjutasin järgmine päev laulu ja saatsin talle. Ja see inimene sai nii tohutu šoki heas mõttes, et keegi ei ole teda kunagi laulu sisse pannud. Ja see väga kõnetas teda, sest see on tema elu, tema teema nagu, tema elu nagu käibki mere ümber, on ja selle laevareiside ja merereiside ümber. Ja see oli nagu nii tore hetk, kus ma sain jagada seda emotsiooni, mis ta mulle pakkus läbi muusika talle tagasi. Ja, mul on praegu väga suur huvi kuulata seda, mis sa tegid. Ja see on nagu räige kompliment. On väga suur kompliment. Ja nagu et sa nagu selle ära taipasid, see on ka väga cool. Sest praegusel ajal väga palju laule sellistest asjadest ei kirjutatud, mis nagu köidab mind selle laulu juures. Ma isegi pole kuulanud seda, aga mul juba meeldib. Aga ja sa tegid selle siis nagu mõne tunniga? Jah, sest mul oli see tunne ja ütleme nii, et see üks fraas hakkas juba kuklas kuskil käima. Ja kui ma istusin klaveri taha, siis lihtsalt tuli. Ma kujutasin ette kogu seda sama reisi, mis me seal ette võtsime. Käisime Naissaarel. Et see tunne, nagu see kõik, mida ta seal rääkis, kuidas merele minnes kõigepealt tuleb merele anda rummi, et ta hoiaks ja viiks sind turvaliselt üle vee. Ja siis tagasi tulles ta veel tänas merd, et need hetked olid nagu nii ehedad ja siirad, sa nagu tunned, kuidas inimene päriselt usub seda. See austus selle suure ja võimsa mere vastu. Et me oleme tegelikult ainult nagu külastajad seal, aga see, et ta võtaks vastu sind ja hoiaks, et see inimene ise oli nii ehe. Ja mul ei olnud üldse kahtluski, et ma selle saadan talle. Ja niimoodi inimesed mind inspireerivadki tegelikult. Ja need lood ja see
missugune see lugu tuleb, et see võib olla täitsa seinast seina. See võib olla sihuke natukene rahvalik, aga see võib olla ka ballaad, see võib olla ka sihuke natuke rokilik, on ju. Et ma kunagi ei tea, mis sealt tuleb. Aga see tuleb nagu vastavalt sellele, missugune see inimene on, kes mind inspireerib. Ja, mulle väga meeldib see idee ja see on väga lahe selles mõttes austus sulle ja palju tuld tiibadesse. Et siuke laulu kirjutamine on väga põnev ja seda on praegusel ajal kuidagi väga-väga vähe. Või vähemalt minuni jõuab seda väga-väga vähe. See kõik algas tegelikult kunagi luuletustest. Alates 2016. aastast ma olen kirjutanud väga palju luuletusi. On terve luulekogu kokku pandud, aga jah, seal ka väga paljud luuletused on tulnud nii, et ma olen kirjutanud kindlale inimesele. Mul tekib see tunne, et talle tahaks neid sõnu öelda. Ja mäletan nii hästi, kui ma veel Pärnus töötasin ja kirjutasin oma töökaaslasele, oma parimale sõbrannale sel hetkel, siis see reaktsioon, see emotsioon, mis sealt tuleb, kui sa loed selle talle ette ja see kõnetab, siis sa saad aru, et see on kuskilt ikkagi tulnud kuskilt sügavamalt, et see ei ole nagu niisama tühi rida. Nii, et sul on terve luulekoguga. Ja. Ja kas on väljastatud? Ei ole. See on minu järgmine unistus, mida ma hakkan täitma. Ma eelmine aasta küll alustasin. Nad on pandud kokku, on ära kontrollitud nii-öelda keeleliselt, aga oleks vaja kedagi, kes aitaks toimetada ja ma päris ei tea, mismoodi see protsess nagu lõpuni välja näeb. Et otsingi neid inimesi, kes aitaks võib-olla natukene selgust luua selles. Aga huvitav on see, et selle luulekogu nimi on ka Valgusvarjudes. See sama, mis on nüüd see laul, mida ma hakkan salvestama. Ja kunagi eelmine aasta märtsikuus mu üks sugulane ütles, et mul on siuke tunne, et sul tuleb see luulekogu, aga see tuleb koos lauluga. Aga see luulekogu jäi pooleli ja ma unustasin täitsa ära selle. Ja nüüd see kevad hakkasin nagu uue hooga seda laulu salvestama ja ma sain aru, et oota, aga see laul peabki enne valmis saama, siis ma saan luulekogu teha. Sest kui nüüd luulekogu valmis saab, siis mu laul on juba olemas. Ja kõik see kokku ongi siis Valgusvarjudes. Ja see on minu jaoks nagu nii huvitav sellepärast, et nagu mulle tundub, et sa esiteks kirjutad kiiresti ja sa jõuad võrdlemisi ruttu nagu sinna punkti, kus sa nagu tahad jõuda. Või vähemalt mulle praegu niimoodi tundub. Ja see output on ka tegelikult nagu päris suur, sest nagu need inimesed, keda ma tean, kes kirjutavad, nad kirjutavad väga pikalt, aga see vist ei ole sinu puhul nagu mure, et see üks luuletus võtab väga kaua või? Pigem on nii, et kui ta tuleb, siis ta tuleb ikka tervikuna. Aga laulude puhul on küll see, et mul võib tulla ainult üks salm ja refrään ja edasi ei tule. Ja siis ongi võib-olla aasta-2 pausi ja ma leian selle sahtlist ja kirjutan lõpuni. Okay. Mul tekib lihtsalt endal nagu see küsimus, et kui sa nagu siis kirjutad, kuidas ma nagu sõnastan seda, et need asjad nagu tulevad nagu sinuni ja see, mis nagu sinuni tuleb, selle sa paned kirja, aga kas sa nagu üritad läbi suruda ka mingitest momentidest või sa nagu sükest nagu läbi surumist jutumärkides väga ei, see kõik tuleb kergusega. Ma olen aru saanud sellest, et kui sa hakkad nii-öelda pushima, hakkad nagu tagant nagu utsitama, siis läheb lukku, siis ei tule päris see ehe ja see õige sõnum sealt välja, et siis ma hakkan seda kuidagi nagu pressima ja see ei ole nagu õige. Okay. Ma olen aru saanud, et kui ta tahab vahepeal olla, settida, siis ma luban tal seda olla. Üks hetk ma lihtsalt istun sinna klaveri taha ja mängin ta lõpuni. Ja nii ongi. Sest ma saan selle nagu feelingu. Ma saan selle nagu loo tervikust aru. Minu jaoks on see nagu väga huvitav sellepärast, et mina muud moodi ei saagi, kui ma suren välja. Mul ei ole sükest asja, et mulle tuleb. Ma pean nagu, mul on sünnitusvaludega. Okei. Et mina, kui ma esimesi lugusid kirjutasin,
kui ma olin seal tiinekas, siis need tulid küll pika ajude ragistamise peale. Aga need laulud, mis nüüd on tulnud, need lihtsalt jõuavad minuni nagu kuskilt tuleb. Ja seesama lugu, mis ma nüüd salvestama hakkan, siin 21. mai, selle looga oligi nii, et ma alustasin 2022. Just siin paar päeva tagasi vaatasin, millal ma selle esimese salvestuse tegin selle lauluga. Ma sain ainult salmi ja refrääni ja edasi oli täiesti nagu tühimik. Ei ole midagi. Ja nüüd ta tuli suure hooga. Aga see tuli sel hetkel, kui ma ise oma elus sain aru, et et mina ise loon. Et minu mõtted loovad ja minu sammud, see, et ma nagu päriselt hakka midagi tegema, et see loobki nagu elu. Siis lõppes see lugu ka. Sain selle terviku kätte. Et ma olen ise looja. Et minu jaoks käib muusika ja minu elu nagu käsi käes. Ja see peegeldub minu laulu sõnumites. Okei. Mis sa sellest ideest arvad, et artistid vahel ütlevad, et nad ei loo, nad on justkui antennid nagu millegile. Kas sa tunned samamoodi? Jah. Ma tunnen seda, et ma pean iga kord antenni ehitama ja otsima õiget sagedust. See kõik tuleb siis, kui sa enda sees oskad vaikuses olla ja kuulata. Hea point. Väga hea nõuanne. Ma olen pigem nõus. Sest ma olen ise oma elus tähele pannud, kui on väga stressirohke aeg, kui on palju mõtteid peas ja pinge, siis ei tule. Aga kui ma saan olla iseendaga rahus, siis hakkab tulema, siis hakkab see loomine. See hakkab nagu iseenesest ennast ehitama. Et sa oledki nii-öelda selles vastuvõtmises. Mitte see, et ma punnina ja ma tahan midagi tõmmata kuskilt endale, vaid sa tõesti avad ennast. Oled nagu kanal, mis võtab vastu. See on nagu raadio, häälestad ennast sinna sagedusele, kust hakkab tulema see õige heli. Ja, see on väga põnev punkt minu jaoks, kus nagu veel peatada. Mis on nagu peale selle, mis on nagu veel sükseid asju, mida sa oled avastanud, mis muudab loomise sinu jaoks lihtsamaks või aitab kaasa sellega? Loomisele aitab väga palju kaasa see, kui sa teed seda, mis sulle meeldib. Käidki looduses, mängid, ma ei tea, korvpalli või mis iganes sulle ka ei meeldi, et sa teeks seda, mida su hing ihkab. Et sa pead olema tasakaalus, tegema midagi oma hingele, midagi oma füüsilisele kehale, et see peab olema harmoonias. Et siis sa saad olla seal heas kohas ja luua. See on see, mis minu jaoks töötab, aga ma olen kindel, et inimesed on erinevad ja mõne jaoks võib-olla töötabki see, et ta peab elama läbi väga raskeid asju selleks, et luua või võtma mingisuguseid aineid. Ja David Bowie ütles, et ta hakkas oma elus mingeid probleeme lihtsalt ise korraldama, siis ta ei saa muidu luua. Just. See on huvitav. Muidu ma olen ühe luulekogu ostnud, Henny Baldrock andis välja iseseisvalt, et võib-olla uurida kuskilt sealt kandist. Minu arust Tallinnas ikkagi sellised kohti on, kes annavad nagu neid välja. Et kui üks inimene minuni jõudis, ma usun, et sa saad ka seda korda saata. Ma arvan, et see ei ole probleem. Aga sul on nüüd üks lugu on salvestuses. Kas juba vaatad tuleviku poole ka, et kas sul on veel mingisuguseid lugusid või on juba album või on... Album. Album, okei. Sest tegelikult on, neid lugusid on. Vähemalt 2-3 lugu on, mida inimesed on küsinud minu lähedased, et millal saab kuulata.
et huvitav on jah see, et kui ma rääkisin, et ma nüüd hakkan salvestama, siis inimesed on küsinud, et millal albumit saab osta. Minu jaoks oli see märk, et võib-olla tõesti, ma ei olegi nii suurelt mõelnud, et ma mõtlesin, et ma alustan singliga, aga miks mitte teha see üks ära ja kohe teised otsa, kuna need on juba olemas, siis tuleb edasi minna. Ma arvan, kusjuures praegu nagu sama, et kui sul on nagu lugusid salves ja kas sa nagu tahaksid siis nagu kõik nagu klaver ja vokaal teha või sul on niimoodi, et... Mul on seinast seina tegelikult lood, okay. Et selle esimese laulu ma soovisingi jätta väga lihtsa ja eheda, kuna see on see, mis iseloomustab mind ka olla see lihtne ja ehe inimene, nii nagu ma olen. Aga need teised lood on teistsuguste iseloomudega. On ka üks lugu Roheline mees, mida väga paljud minu tuttavad sõbrad juba teavad ja fännavad, et see on pigem siuke, ütleks, et bändiga lugu ja rockbändiga. Okei. Roheline mees, tulnukas? Vaat seda, ma ei oska öelda, kes see mees on. Okei. Kas sul on siis juba, kas sa otsid bändiliikmeid või sul on juba inimesed olemas? Ei ole veel inimesi olemas, aga ma olen väga avatud, kui keegi tahab võtta osa ja luua midagi koos minuga. Tõesti, lugu on väga-väga äge ja see on siuke catchy, see jääb kummitama ja lihtsalt on vaja leida õiged inimesed, kes seda visuaali või seda helipilti minu peas suudaks edasi anda. Okei. Mina jään igastahes huviga ootama. Ja ma võib-olla üks asi on see, et ma pean üks asi mul on veel vaja lahendada podcastide salvestamisel ja mul on vaja timerit, et ma teaks, kaua me oleme rääkinud. Aga ma võib-olla küsiks seda, et keda sa praegu ise kuulad? Ma jään nüüd ära pane tähele, ma korraks vaatan. Võid vastata? Ma kuulan täitsa seinast seina muusikat. Väga palju instrumentaali. Klassikaline muusika on viimasel ajal olnud minu listis. Eesti muusikutest Mari Jüriens, Tõnis Mägi, Rändaja, pigem sellised hingestatud lood. Aga no loomulikult ma olen klassikute fänn ka Queen, isegi AC/DC, no täiesti seinast seina, ABBA, kõik need läbi aja hitid, mis on meil olnud. Lemmik Queeni lugu? Don't Stop Me Now. On jah, okei. Kas sa oled kõik albumid läbi kuulanud? Ma ei tea. Ilmselt olen. Queeni filmi ma olen vaadanud mitu korda. Meeldis? Väga. Sealt ongi võtta just see, kuidas Fredi lihtsalt teadis oma väärtust. Ja ta jäi endale kindlaks ja ta läks läbi nagu. Ja ta jõudis väga kaugele. Ja ta oli väga huvitav ja vokaalid on väga jõhkrad ja. Ja kui ma vahepeal niimoodi pausi teen, siis on lihtsalt see, et mul lihtsalt mõtted jooksevad 45 erinevasse suunda. Et ma vahetava. See on täiesti okei. Okei. Mis on, kas sul on mingi sükene rida või salm kirjutatud, mis paistab sulle väga nagu teiste seast nagu välja? Et mind just nagu, ma olen väga selline inimene, kellele meeldivad quotable'id, ehk siis nagu tsiteeritavad asjad, et kas sa tunned, et sul on mõned siuksed väga head tsiteeritavad read?
ja mul on ühe laulu esimene salm on, mis minu enda jaoks on väga selline tähendusrikas. Kas sa saad midagi avaldada? Ja see kõlab umbes nii, ma usun endasse, ma usaldan eluteed, oma väekord ära andsin, aeg võtta tagasi, kõik see. Sest elu, õnn ja headus algab otsusest minu sees. Ja nüüd olen üles leidnud vastused. Selle vestluse käigus mulle tundub, ma märkan, võib-olla ma märkan valesti, aga mulle tundub, et väga palju see teekonnas on seda, kus sa oled õppinud panema nagu ennast esikohale või nagu ennast väärtustama. Just. Ja see, mulle tundub, et see on väga tugev temaatika või nagu väga tugev sõnum, mida nagu inimestele edastada. Ongi, et tegelikult me oleme kõik väga väärtuslikud, täpselt sellisena, nagu me oleme. Ja kõik see, mis me oleme kogenud ja õppinud elu jooksul, seal on alati midagi, mida edasi anda kellelegi, kes vajab just sinu teadmisi, sinu nõu, sinu kogemuse kuulmist. Ja mina soovin näidata sellega, et kui ma nüüd lähen selle asjaga lõpuni ja ma tõesti näitan iseennast oma laule, oma muusikat teistele ja mitte midagi ei juhtu. Ma saangi olla see, kes ma olen, et siis äkki keegi kuskil saab sellest inspiratsiooni ja hakkab ka tegema seda, mida ta on tahtnud kogu elu teha. Kas sa kunagi tundsid vastupidiselt sellele? Ehk siis, et võib-olla sa mingi hetk ei väärtustanud ennast? Ei, kindlasti. Ma ei näinud väärtust sellel, mida ma tegin või mida ma oskasin luua. Et lauljana ma nägin pigem, et see on minu hobi, mul oli seal kõik oma jutt juures, et ma teen seda lihtsalt sellepärast, et mulle meeldib. Mis mina, kellel see ikka meeldib. Aga siis, kui hakkas tulema see võimalus avada ennast ja inimesed kuulsid, mida ma olen loonud ja teinud ja see tagasisida just, et see läheb korda ja et see on eriline, et kõik ei oska seda. Minu jaoks see tundus nagu lihtne ja iseenesest mõistetav, et mis see siis laulu kirjutamine on, et kõik oskavad. Täitsa hull lugu oli peas nagu sellest. Ja sa tõmbadki ennast nii väikseks. Ja mulle ütles üks väga lähedane inimene, et ära tee ennast väiksemaks, ära tee ennast pisemaks. Vaid võta vastu see suurus, mis sinu sees on. Et me loome selle loo endale peas ja see ongi see, mis takistab unistustel täituda. Sest tegelikult on vaja vaid õigeid inimesi, aga me peame julgema küsida ja ennast avada. Aga ennast avada on keeruline, sest olla ehe, olla haavatav, olla seal rollis, et ma ei saagi ise hakkama kõigega, ei peagi saama. See tekitab selle tunde, nagu ma oleks nagu läbi kukkunud või et ma ei saa ise oma asjadega hakkama, aga tegelikult ei peagi saama. Me oleme loodud koos töötama ja kellegi jaoks on see võib-olla nii väike asi. Lihtsalt üks väike tegevus, mis sinu elu võib muuta kardinaalselt. Ma ütleks siin koha peal seda, et enamus inimeste jaoks lugude kirjutamine ei ole lihtne. Absoluutselt mitte, kui see tuleb sul nagu loomulikult, siis pigem mis nagu mulle kõlab, et sul on nagu väga suur loomulik talent, mida paljudel nagu ei ole. Et kuna ma ise teen muusikat ja väga palju inimesi minu ümber on nagu loomingulised, siis minu ümbruskonnas vähemalt väga suur valdav enamus meie jaoks on see ikkagi nagu raske, et see on ikkagi mingi katsumus, et lugu valmis saada. Aga sinu poolt ma praegu kuulen nagu vastupidist, et see loomulik talent on hea ja kindlasti nagu arenda ja kasvata seda edasi. Aga mind nagu huvitab, kui ma küsida võin, et see
negatiivne või sihuke dismissive vaatenurk su enda loomingule, kas sa õppisid seda kuskilt või see? See on jah, see on minu sisemine kriitik, kes oskab näha igal pool seda, mis ei ole hästi. Aga see on tulnud juba lapsepõlvest. Et minu elus oli puudu tunnustusest või sellest kinnitusest, et ma teengi hästi ja olengi piisav ja olengi andekas ja tubli. Et seda tuli igalt poolt mujalt, aga mitte kodust. Sest selle aja inimesed ei osanud lihtsalt seda väljendada. Et see justkui oli iseenesest mõistetav, mida ma ei pane üldse pahaks oma vanematele. Aga ma sain sellest aru, et mina olen see, kes tegelikult peab iseennast toetama. Et see tunne, et ma olen väärtuslik, et ma saan olla uhke enda üle, ei tule sellest, et keegi ütleb sulle, et nüüd sa oled. Vaid see tuleb sellest, kuidas sa iseennast näed ja kuidas sa endasse suhtud. Et see suhtumine sai muutuda siis, kui ma teadvustasin, et see tuleb tegelikult sealt. Et ma ei saanud seda lapsepõlves. Aga loomulikult meile koolis ka õpetatakse seda, et mis on valesti, mida peab veel õppima. Et kogu aeg on fookus sellel, mis on nagu pahasti. Aga miks ei võiks olla fookus seal, mis on hästi ja mida saaks veel nagu võimendada, seda oma tugevust. Et see, kuidas ma olen hakanud endasse suhtuma ja oma muusikasse, on andnud mulle väe teha päriselt neid samme ja siin ma olen. Kui sa saaksid muuta seda tunnustuse osa, kas sa teeksid seda ja mis sa arvad, kus sa oleksid täna, nagu kui sa oleks olnud? Ma arvan, et ma oleks kindlasti varem astunud välja oma muusikaga ja ma oleks näinud oma potentsiaali, seda, mis minu sees on, aga kuna ma seda ei näinud, siis selle tõttu ma tegingi ennast väikseks ja panin peitu. Ma kindlasti oleks läinud õppima, ma arvan, edasi muusikat. Peale ülikooli ka tegelenud sellega, et oleks situatsioonid on väga rasked, aga samas ma näen ka, et sul on ka siit nagu tulnud õppetunnid. Et kui sa saad edukaks, mis ma usun, et sa saad, siis sul on jällegi see eelis, et sul on väga paks nahk. Et nagu praegu ma näen ka seda, et sa oled, jällegi, et sa oled õppinud nagu iseenda jaoks kõrgemale tõstma. Et ilma selleta, ma ei tea, nagu väga raske jällegi, aga ma pakun, et see pigem nagu võib-olla tulevikus mängib seal ikkagi rohkem plussi. Kindlasti, sest see, mida teeb sotsmeedia, inimesi on igasuguseid. Ma ei ütle, et halvad inimesed oleks. Lihtsalt inimestel on omad valud, mida nad siis elavad välja teiste peal. Just, aga see töö ise endaga annabki selle jõu, just nagu sa ütlesid, seda nahka kasvatada. Et see on olnud ka minu üks hirm, et mida teised arvavad. Et kui sa oled väga-väga tundlik selle suhtes, siis on väga raske. Et igasugune kriitika või halvustus, see on väga valus ja ilmselt seda on praegusel ajal päris palju, et sa võid olla staar ja näida väga tugevana, aga see, mis toimub tagatoas, et see on tegelikult väga kurb, et inimene on ikkagi inimene, aga see oskus ennast kaitsta ja saada aru, et tegelikult on oluline see, mida mina endale räägin. Et minu väärtus ei sõltu sellest, mida teised arvavad või ütlevad. Jah, ma olen sinuga 100% nõus, sest tegelikult kui ma oleks mõtlen, et kaduma. Okei, ma korra vahetan teemat, sest seal on üks huvitav asi, mis sa enam nagu veel mainisid, ehk siis just nagu haridussüsteem, et ma nagu tunnen tihtipeale nagu sama, et nagu
kool oli pigem nagu selline negatiivne asi, vaata, mis mõjutas nagu seda enesehinnangut nagu nii nagu negatiivselt. Just nagu diagnoosimata tähelepanuhäire minu puhul, et väga raske oli koolis nagu hakkama saada. Et kui sa saaksid haridussüsteemis nagu mingisuguseid muudatusi teha, mis sa teeksid? Mina tunnen, et asi võiks liikuda sinna poole, et laps saab õppida seda, mis teda päriselt huvitab, mis teda ennast nagu väga kõnetab. Jah, me õpime ka neid teisi aineid, mis on eluks vajalikud, aga et see ei peaks olema nii süvitsi, vaid et me saaks nagu teha rohkem neid projektõppeid või et toetada lapse tugevusi. Et see on nagu oluline märgata, et mis last huvitab ja mis teda nagu rõõmsaks teeb. Ja siis seda nagu tugevust nii-öelda võimendada, mitte seda otsida kogu aeg neid kohti, kus sa oled kehva ja sa ei ole piisavalt hea ja siis sealt tulevadki probleemid. Jah, see tagasiside andmine võiks olla natuke nagu teise nurga alt, et mitte et mida sa valesti teed, vaid et mida endas arendada veel või ma ei oska seda võib-olla sõnadesse panna praegult, aga et see lähenemine võiks olla nagu teistmoodi. Ma näen pigem projektõpet ja seda, et sa õpidki, mis sind huvitab ja mis sul hästi välja tuleb. Samas keel on ju matemaatika, sellised põhiasjad võiks olla nagu kõigil ikkagi olemas. Et ma nagu tunnen sama, et ma mäletan nagu enda kooliajast, et arvutite vastu oli nagu suruvi, et oleks võinud põhikoolis, keskkoolis või oleks nagu, kui saaks nagu suuremat kallakut, oleks saanud valida. Et IT-alad on väga nagu tasuvad, see on tulevik, et kui haridussüsteemi nagu noorelt peast juba pakuks nagu sellist võimalust, et sa saad nagu kas või mingisugustki kallakut nagu valida. Just. Et see oleks nagu tohutult hea, sest mida noorem sa oled, seda rohkem sa õpid. Seda rohkem sa talletad, et see on ju... Ja üks asi, mis ma tahaks veel lisada, ongi see, et miks me peame alles täiskasvanu eas õppima seda, kuidas ise endaga toime tulla. Et koolis me võiks juba lastele õpetada seda, et mis meie sees toimub. Et jah, inimese õpetus, me õpime kõik siin, mis meie füüsilises kehas on, aga miks ei ole seda vaimset õpetust seal, et mis emotsioonid on ja kuidas ma nendega hakkama saan, on ju, et neid on okei tunda, on ju, ja kuidas reageerida või kõik see on see, mida me oleks tahtnud, et meile oleks õpetatud. Ja, et ma soovin nagu täpsema asja, ma tahtsin ka seda mainida, et just nagu need tööriistad, et iseendaga nagu hakkama saada vaimsel tasemel. Täpselt. Et see on nagu minu arust väga suur möödalaskmine. Jah. Et kas sa muidu oled uurinud ka, ma ei tea, kui palju sa tegelikult nagu huvitad sellest teemast, et kas sa oled uurinud mingite koolide kohta, kes nagu teevad seda, et nad võtavad nagu seda tagasisida nagu vähemaks, keskenduvad rohkem indiviididele? Ja tegelikult on Waldorf koolid, kes minu arust annavad haridust hoopis teistsuguse programmi järgi, et see õpe on natuke teine. Et sellega ma olen natukene kokku puutunud ja ma tean, et Tallinnas on Emili kool, kes on ka natuke teistsuguse nagu lähenemisega. Aga jah, see valdkond ei ole nii tuttav mulle. Nii palju ma olen kokku puutunud. See on nüüd nagu võib-olla podcast väline asi, aga ma tahaks väga nagu uurida, et mis nagu need jutumärkides tulemused on või nagu kuidas nagu hinnatakse seda. Et tegelikult on ju see, mis on täiskasvanutel ka, et käia teraapias või psühholoogi juures sellepärast, et ma olen nagu katki, on ju. Ei pea ainult sellepärast käima. Et sa võid minna teraapiasse ja psühholoogi juurde ka siis, kui sul lihtsalt on vaja rääkida või selgust luua kuskil enda sees, on ju.
et miks ei võiks siis juba ka lastel olla see nagu toetus olemas. Et seal tehakse nagu need algteadmised selgeks, mis meie sees üldse on meie mõtted ja emotsioonid ja missugused need emotsioonid on. Seda tehakse natukene, aga mitte veel nii palju, et need lapsed saaks olla elu tervemad. Okei, me oleme suutnud väga palju teemasid läbi võtta selle lühikese aja jooksul ja mul on väga põnev olnud. Aga ma arvan, et ma teeks seda, et ma hakkaksin vaikselt otsi kokku tõmbama. Et meil on 2 traditsioonilist küsimust, et üks on Eldari oma, üks on minu oma. Et ma küsiks võib-olla Eldari oma ennem, et kas on midagi sellist, millest sa oleksid tahtnud rääkida, aga me ei jõudnud rääkida? Praegu ma tunnen, et see kõige olulisem sai räägitud. No võib-olla, kui meil oli siin juba sees see kooli teema ja see, miks inimesed ei täida oma unistusi. Et väga palju tuleb ka sealt, et kõik need koolikiusamised. Ma arvan, et igaüks on meist saanud pihta sellega. Sest et on ju need, kes kiusavad. Tihtipeale need kiusatavad on kodus saanud tunda seda valu, miks nad elavad seda koolis välja ja teiste peale. Ja need, kes on olnud koolis kiusatavad, et nemad on pidanud ka läbi murdma sellest. Et miks mind ei võeta vastu sellisena, nagu ma olen ja miks minu suunas öeldakse neid sõnu. Ainult see teeb ka meid nii-öelda pisemaks. Et peame sealt tulema välja. Et võib-olla see on see koht ka samas. On minu elus olnud see oluline läbi käia. Et ma nüüd mõistaks teisi. Ja see on kindlasti ka põhjus, miks ma läksin teraapiat õppima, et aru saada, miks ma selline olen või miks ma niimoodi tunnen või miks mingid kogemused mu ellu said nagu tulema. Et see on võib-olla see üks teema. Mul oli hiljuti alles üks vestlus kellegiga, keda nagu koolis kiusati ja siis ta mainis seda, et ta oli nagu päris jõhra kooli kiusamise ohver, aga ta kuidagi sattus oma vana klassikaaslasega rääkima ja siis nagu tuli välja, et tema nagu enda teadmata on nagu jutumärkides nagu talle nagu liiga teinud oma klassikaaslasele, nagu enda nagu teadmata. Just. Et see on nagu väga huvitav, et kuidas need traumad ja käitumismustrid nagu meie vahel nagu liiguvad, et me mõnikord nagu peegeldame mingeid asju nagu teistele edasi, nagu ise nagu teadmata, mida me täpselt nagu teeme. Et see on nagu väga huvitav, väga nagu ikkagi väga huvitav lihtsalt nagu analüüsida, et mis nagu juhtuda võib. Ja minul endal oli sarnane kogemus, kus mu põhikooliaegne sõbranna nüüd alles hiljuti täiskasvanu eas ütles, et mäletad, sa ütlesid mulle sellist asja ja see väga riivas mind. Kuigi sellel hetkel mina ei teadvustanud üldse, et ma midagi sellist ütlesin ja ma ei tahtnud midagi halba, aga ometigi ma seda tegin ja see inimene on kandnud seda terve elu endaga kaasas. Aga nüüd lõpuks, kui ta selle mulle välja ütles, et siis sai see nagu temast ka vabaks. Et tahest tahtmata me ütleme asju, millega me ei mõtle midagi halba, aga ometigi teised saavad haiget. Ja. Et see on see eneseväljenduse küsimus. Ja see on teema, see on väga suur teema. See on väga suur teema. Ma vahetavahel ütlen asju väga valesti. Kes meist ei ütleks, et pärast kui sa hakkad analüüsima, et kuidas ma ütlesin ja mida ma ütlesin, et siis saad aru, et wow, et see sõnum võib nii valesti kohale jõuda. Ja, sest mõne asja ma ütlen väga lihtsalt, aga ma mõtlen midagi täiesti teistmoodi. Okei. Kas on midagi, mis sa tahaksid nagu meie keldripoiste kohta uurida või meie keldri tegemiste kohta?
Ükskõik küsimus minu suunas, Eldari Maidu. Kuhu suunas teie olete liikumas? Mis on teie tulevikuvisioonid? Podcastidega me jätkame, nii mina. Ma ei tea, kui tihti need hakkavad tulema, et kuna see stuudio siin on poole peal, et mul on palju ehitamist, ma nii palju jõuab pühendada sellele praegu, kui ma tahaksin. Ettevõte võtab kindlasti oma aega, et nagu seda, nagu ma olen alustav ettevõtja, nii et mul on nagu väga palju tööd. Eldaril on enda ettevõte, nii et tal on seal kõvasti tööd. Aga ma usun, et peamine asi, mis ma nagu praegu suudan lubada, on see, et podcasti tuleb, kvaliteet läheb paremaks, muusikat tuleb ja huvitavaid muid projekte veel, et võib-olla isegi üks film veel. Väga äge. Ja keda te ootate oma podcastidesse? Ma ei tea, mis plaanid Elduril on, aga mina praegu plaanin seda, et ma võtan natukene rahulikumalt, et ma võtan jutumärkides inimesi, kes võib-olla ei ole nagu... Meil on käinud sellised inimesi, kes on natukene nagu tuntud olnud, aga ma praegu nagu võtaksin nagu sealt natukene tuure maha lihtsalt nagu selle mõttega, et podcast on ikkagi sisuliselt vestlus kahe inimese vahel, et ma tunnen, et ma tahan siin veel nagu mingeid asju õppida. Et ma tahaks võib-olla külalist, kellelt on väga raske vastuseid kätte saada, lihtsalt, et ma ise areneks. No, ühesõnaga, et nagu siin on nagu palju etappe ja asju, mida ma pole veel nagu läbi katsetanud, kus ma saaksin nagu ise areneda. Et üks asi, mis ma praegu teen, on see, et ma ei kirjuta küsimusi ette, et ma teen kõik hästi loomulikult, et nii nagu ta tuleb. Ja praegu see on üks asi, mis ma tahan nagu kõvasti nagu arendada, ongi see, et olla koha peal, kuulata ja leida huvitavaid küsimusi. Aitäh! Selle küsimuse vastuse puhul ma tahangi sind tänada selle eest, et sa ei pane endale piire, ei pane seda skripti ette. Et sa tunnetad koha peal ju inimest, et mida küsida ja mis pakub huvi, mis jääb sulle kõrva kõlama. Ehk siis sa usaldad väga oma intuitsiooni. Ma pean usaldama, muud varianti ei ole. Ja üks asi, mis ma tunnen, mis praegu nagu veel ei ole, on see, et ma suudaksin paremat atmosfääri luua. Aga see tuleb ka ajaga ja nagu sellepärast ma praegu olengi natukene rahulikumalt, et ma õpin seda tegema. Et mina näen, et hea podcasti nii-öelda väljatöötamine võtab ikka mitu aastat, et sa oled ise esiteks hea saatejuht ja nii edasi. Et kõvasti on tööd. Et panna tuld natukene sulle alla, siis siin nüüd praegu, missuguse väljakutse sa endale esitaksid? Endale esitaksid? Ja, siin ja praegu. Tore oleks, kui Kelder saaks 1000 subscriberit aastaga täis, et siis on see, et need podcastid hakkavad rahaliselt tagasi tooma. Et kui ma saan endale lõuna osta podcastidesse, päris hästi. Ja sponsoreid võiks ka saada. Et tegelikult see ei ole raske, see on ainult kirjutamise vaev. Et ma tean inimesi, kes on sponsoreid saanud ja see ongi lihtsalt niimoodi, et Instagrami DM ja tuleb. Aga kõigepealt stuudio korda. Ehk siis 1000 subscriberit, ehk siis jälgijad aasta lõpuks. Jah. Väga äge. Võiks tulla. Aasta pärast siis küsin. Kas õnnestus? Loodame. Aga okei, väga tore vestlus oli. Ma olen su lugusid ootama, ma olen su albumit ootama, ma olen su luulekogu ootama. Ja kindlasti, kui sul tuleb mingisuguseid reliise veel, siis oled siia tagasi oodatud nendest rääkima. Nii et okei. Nägemist. Nägemist.